mida meie kanalil siis näeb? Meie kanalil näeb, tegu on hobikanaliga. Käime hästi palju looduses. Siis lisaks teeme käsitööd. Ja eks vahele eksib ka mõni muu video. Nii et ehk siis saate ise elada kaasa meile ja vaadata neid asju, mida me teeme. Kes siin praegu siis videos märkab, siis on näha, kus on siin tõusu ja languseid. Ja ilm täna meid ka vist ei soosi, sellepärast et hommikul paistis päike ja kui me siia jõudsime, siis kadus päike ära. Vaata väike veesoonekene. Kuskil üleval pidi kuskil mingisugune allikas olema veel. Ei ole ettevaatlik olema, siin on need jääkonaru siin palju, et siin hüppeliigest välja ei venita ja pikali ei käia. Jõgi voolab siit paremalt läbi kohe. Temperatuur näitab praegu 0,5 kraadi. See oli miinust, on ju? Jah. Teeviirad on siis siukesed. Ja nüüd me lähme hästi paksu metsa siin. Mis siin head on? Terrass ja Tilleoru tamm. Võt. Ei ole Tilleoru, on Tilleoru. Kaamera, mida kasutame, on siis Crosstour CT9000. Tegu on seikluskaameraga. Paneme ta täna siin ilma alustikus proovile, mida ta endast kujutab. Läheb see rada ikka väga kitsaks siin. See ongi seesama see Ahja jõe see või? Ahja jõgi vist on edasi natukene. See on see Tilleoru see veel. Kindlasti kalale tulema suvel. Algab üldse Erastorest. Siin visatakse nalja, et on hooldekodu biopuhastist algab Ahja jõgi. No tegelikult ta sealt tagabki, aga biopuhasti natuke eespool. Hästi mõnus voolaus on, vaata, selline. Jah, selge põhi on ka. Jah. Kui lumi sulama hakkab, siis läheb veetase kõrgemaks ilmselt. Ja võib-olla saab välja mõelda, et siin saab järgmine kord salami tulla. Siia peab kindlasti tulema. Ma usun, et me leiame ka siukse kohasid. Rajal on siis märgitud veel 2 puhkekohta ja lõkkeplatsidega, nii et täna me teeme veel siin videos ka süüa. Keegi on mingisugust kunsti teinud siin. On. Ma küll ei tea, mis asi see on, aga... Kas nagu selles madalas kohas mingit kala nagu on? Niimoodi otseselt liikumist ei näe, aga... No praegu on kala peidus, aga külm on praegu. No tavaliselt siukeses kohas saab jah, ahvenat ja asju. Tegelikult mida rohkem on rohtu, pilliroogu, vesiroosi, siis seal on nagu suurem võimalus alati kala saada. Keegi rasvapalli ka siia pannud lindudele. Ole siis ettevaatlik siin, aine. Hästi mõnusad küll. Aha. Siin nagu keerled. Näed, suvel on eriti hea tulla, siis sisse kõipata. Ei tohiks väga sügav olla. Keskmine tumedam osa võib olla 1,5 meetrit. Saab lihtsalt vedeleda ja liguneda. Siin peab siis suurvee ajal olema selline üleujutusala. Ehk lamm.
Rada läheb nüüd päris keeruliseks siin. Kõrval ei tea, palju siin, kõrval on siin päris sügav, aga tegu on vist ikkagi laudteega, nii et aga see laudtee on päris kitsas. Inimesed on nagu ära sõkkunud selle ja kui ju tegelikult kohe kastutakse, siis on hästi tugev. Siin läheb selle sulamisega veel tükk aega. Kevadeks, pulmadeks sulab ära. Pulmadeks saavad ikka igasugused haavad saavad korda ja lumi sulab ära ja nii. Esimene märk on siis sihuke, kus meil siin on. Ja siis, kui näha, siis on puudel juba punased märgid peale värvitud. Nende märkide järgi siis peame orienteeruma. Pikem mees peab pea alla panema. Päris tihedalt on selles mõttes märgistused. Näiteks Meenikonnas on näiteks niimoodi, et need märgistused on nii pika vahemaa peal. Seal, kus me käisime, mis raba see oli? Seal oli ka ju, seal oli kuradi poole kilomeetri tagant oli mingisugune... Siin on iga puu peal põhimõtteliselt nagu märgistused. Sul on nagu kindel, siis kogu aeg tee teada tegelikult. Valgesoo raba oli või? Seal oli ju, see märgistus oli paarisaja meetri tagant, siis vahepeal ekslesime ära kuskil metsas. Pane mul paelad kinni ilusti. Siin metsa all on siis märjamatesse kohtadesse kaevatud linaleo augud. Need on see, et kui lina ära korjatakse, siis pannakse siia likku, et linakiud siis lahti tuleksid ilusti. Et kohe näha ka nagu selline lohu koht, et ilmselt suurvee ajal on ka, nagu ikka tõsise suurvee ajal, ma arvan, et kui vanasti oli. Vanasti oli lund ka rohkem. No jah, see aasta talv on muidugi teistsugune, aga seda lund jätkub nagu pikemaks ajaks. Lina on hästi ilus taim selles suhtes. On küll, jah. Hästi mõnus. Rada on meil päris jäiseks muutunud. Vahepeal pidime rajalt natukene kõrvale hüppama, et ennast ära ei lõhuks. Libisemise jäljed. Libisemise jäljed, jah. Meie ees läks üks paar läks juba siin matkama, mees ja naine ja siis ühesõnaga keegi on kukkunud juba. Aga üldiselt RMK lehel on ju tegelikult kirjas, et kui on mingisugused halvad ilmaolud, et siis tuleb arvestada, et tõusud ja langused võivad nagu libedad olla ja mudased. Ettevaatust. Jah. Kuna ma olen natukene alla 2 meetri, siis mul on vahepeal pean oma kere kokku tõmbama, puu alt läbi mahtuda. Tõmba kortsu on. Jah, tõmba kortsu. Oot ei tõmba. Nii. Noh, nüüd läheb mägiseks tee. Siin peab vaatama, et siin käbla ei käi. Tegin tennistega raja peal. Saad aru või? Meie panime muidugi matkasaapad jalga endal. Ja arvestades ilmaolusid, et saabas jälle nii libe, aga nagu näha, siis mõni inimene on siin tennistega käinud. Vahepeal selja taga
Siuksest torust me praegu tulime üles. Noh, siin on üks teeviit jälle. Siis me läheme nüüd siit paremale või? Küll aga me oleme valet pidi rada alustanud. Nool näitab ju sinna poole ju. Või see on nendel, kes teisest otsast alustasid? Vahet ei ole, kus kohast alustada. No jah, seda küll. Paremad suunas ka, mida ma järgi sulle loen. See on õigusega liidetavate järjekorrast summa ei muutu. Leidsime vahepeal midagi ägedat ka veel. Kas vahtral jookseb maht mööda puukoort alla. Puukoor on tume kõik. Sellest saaks muidugi hästi ilusa kausitrei pingis teha, aga noh, me ei hakka siin RMK metsa maha võtma. Nii et lähme siis vaikselt edasi, vaatame, mis me siit veel leiame. Hästi palju metsal loomajälgi. Nägime juba oravat ja kitsejälgi ja et jääme lootma, et karu ei söö meid ära siin raja peal täna. Paar kandi sees, et selles suhtes on... Nojah, ma arvan, et üks paar kandi sees, et karu saab oma kõhu täis ennem, kui ta meie kallale tuleb. Nii et... Oh jah. Nunni peal astud. Pea alla. Oh, ja, eks ma jälle panen siis pea alla. Natuke huvitavalt on ära murdunud seest. Mõnus siukene kompost on sees kõik. Seal on kellegi pesa ka võib-olla olnud. Keegi teeb pesa sinna või? Keegi vist teeb pesa, jah. Pane materjal tagasi. Lõhuta ise kodu, materjal tagasi. Vaimendab rahvas see. No näed, peale meie on siin veel inimesi, selle tagant tuleb veel üks grupp, nii et... Ma arvan, et me laseme nad mööda ära, on ju. Jah. Tahad sa oma seljakoti vahepeal kohendada või midagi? Ei taha? Okei. Hea liivane maa on siin. Keegi on siit alla lohisenud, lohistatud midagi järgi. Mis asja, sokki või? Sokki? Aa, ma kuulsin sokki. Nojah, tarastanud mehi on ennegi nähtud. Ei ole esimene kord. Jääme siin teeviida juures korra seisma. Kui ma nüüd ei saa lõpuküljest lahti, et üldiselt on see, et kui on vaja lõkke alustamiseks materjali, Jaa, see on päris kõvasti kinni. siis sisemus on siin nagu hästi hea tulealustuseks. See on selline, kui paned nagu loodusest tähele, siis leiad selliseid asju, millega erandkorras nagu tulda alustada. Nuga peab muidugi selles suhtes olema. Nuga ja saag on põhilised asjad, mis peavad materjal kaasas olema. Kui neid ei ole, siis pole mõtet metsa minna. Selle võib panna ju päikse kätte sooja, ta nii kaua niiskus see läheb õhku ja saad alustada tuld. Täna me sellega muidugi tuld ei alusta, aga meil on üks teine asi on kaasas. Kuna meie üks hobi on treimine, siis meil jääb hästi palju üle puidulaastu. Muidugi pakime seda puidulaastuga nii palju kaasa, kui saab. Et näiteks kausitellija saab endale karbi täiteks, kus sees on kauss, saab hunnikuga laastu. Sest kui ta selle nagu lahti teeb, siis kindlasti tuleb värske puidulõhn. Vahepeal vaatame ka samblike asju, mis siin on. Näed, seeneriiki kuuluvad samblikud, just ennem arutasime, et kas on seeni ka siin. Jaa. Noh, näed. Et tegelikult on see mets, ma kujutan ette, nii toidu kogumisel kui ka tulealustusel ja veepuhastusel. See samblik on nagu selles mõttes ikka kasulik. Saad ära kasutada. Vahepeal üks puhkekoht jääb meil siin. Saab jalga puhata.
vuliseva oja ääres istuda. See vesi peaks nüüd nii puhas olema, et seda saab niisama juua. Sügav ta ei ole. Korra vaatame siia kalda peale. Noh, vaat, isegi üks mõni tiokarp on sees. Ja niimoodi meie väike fotograaf pildistab kõiksugu asju. Väga huvitav taimestik on, ma ei ole nagu enne nagu kohanud. Nagu väikese lille näed, hästi mõnus nagu roheline nähakse. Siin on pehme. Siit tuleb midagi välja. Siin allikas peaks olema kuskil. Siin raja peal mõtled, pead järjepidevalt mõtlema, et kuidas sa nagu tuld alustad. Et kui näed mingid tustikuid, siis suured taskud on abiks. Taskus on hea hoida ka selles suhtes, et kui ta natukenegi niiske on ja sooja saab, siis osa niiskusest tuleb välja. Aga noh, see on jälle kahe otsaga asi. Nii. Nüüd jõuame kuskile, kus läheb meil väga raskeks ja kaamera aku on 30%. Aga õnneks meil on teine aku kaasas, nii et vahepeal tuleb aku ära vahetada ja rõõmsalt edasi. Libe oli, ma küll ei tundnud. Võib-olla on ka. Kohe näed, kui see jätkub. Jaa. Ta veel kuusega püsi piiramist. Tuleb. Kuidas ma siit üles saab? Sain. Ja mingi tuule murdund vist. Siin on jah, see on samast on kalda peal ka, igas tormiga murdab ära, tuleb ülevat alla. Huvitav on see, et palju meil juba läbi käidud on. 2 kilti kindlasti. 4600 sammu. Okei. Nüüd meid ootab trepp, mis viib üles. Ütleks, et lausa Jumala juurde. Trepp on hästi libe. Ja õnneks on astmed väiksed, nii et ei ole nii hullu. Kui siit peaks ülevat alla tulema, siis ei ole nii valus ka. Saame sinna üles mäe tippu siit meile seda teppi. Vahepeal ettevaatlik olema, sest siin ei ole käsipuud. Ei tea, kas on ise ära läinud või on ära võetud või. Noh, maapinnast ma arvan, et me oleme mingi 30 meetri kõrgusel äkki. Korra alla siit. Naispool jõudis juba üles. No põhi. Ma ütlesin, et raske rada saab olema. Raske on ta küll. Libe ja vahepeal on hästi kitsas ja isegi mul võtab võhmale. Noh, vaatame siis siit ülevalt äärest alla ka. Pole veel kõige kõrgemal, sellepärast, et see läheb siit veel üles. Aga noh, matkajaid on ka siin täna hästi palju, et noh, kuidas on? Jõudsime oma asjadega nüüd Erastvere, sellepärast, et Illeorus meil jäid puud autosse ja lõkkekohta me küll leidsime, aga see oli keset rada. Et ühe sõnaga me oleme praegu Erastveres, tegime siia väikese telgi moodi asja, sest väljas on tohutu lumesadu ja tuisk.
aga endiselt see meid ei heiduta. Jah. Aega võttis, aga asja sai. Läksid oksi ka vaja vist? Ai, nüüd ta juba läheb ka. No näed. Ühe pulga lõhkusin ära, aga No ega ta alati, ei ole päris see, et sa võtad tikust ja läheb, eks ole. Et see on ikkagi natuke teistmoodi ja pingutamine ja mõtlemine, kuidas nagu nüüd. näitan korra murdus sisse ära see magneesium. Need üldiselt murduvadki väga lihtsalt ära. Aga seda saab kasutada veel. Et ära me seda ei viska. Panen ta siia karpi, kus meil see treipuru on. Tuleme saime üles, selle võime siia peale kalata. Seda tuleb meil nagu nii veel ja veel. No nii. Ongi tehtud. Nii, mis me siis süüa teeme? Süüa liha ilmselgelt. Nii. Liha, siis on suvikõrvitsat, sibulat muidugi, korralik sibul. Ühe kartuli võtsin ja paprikat ka. Et selline grilltoit liha kõrvale on täiesti hea. Tavaline sool maitseaineks, praadimisel võid, ega rohkem otseselt ei ole. Firmadele reklaami tegema ei hakka, et mis firma oma mis on, aga Igaüks näeb ise, kui vaatab. jah. ja ega muud ei olegi, koopikuteks, rübadeks, kuidas endale nagu mugavam on. Üks pann on meil ka autos, et kui vaja, siis saame mitu panni panna nagu korraga tulele. Liha on juba peal, nii et Vaene näitab too hakkab liha. varsti särisema vast juba. Et mina siis tükeldan selle, mida saab pärast siis panna tule peale. Lihale kõrvale süüa ja liha on alati. Ilma lihata metsa ei lähe. Kui metsast liha ei saa, siis võtame ise poest liha. Jah. Lisaks on meil ka veel 2 maisitõlvikat, ühte ma juba ammustasin seal. Lükkasin sinna vardad külge. Mingi hiir on käinud seal, jah? Hiirekene käis seal. Lähme siis korra vaatame seda tuld ka, kui me juba siin oleme. Näitan teile liha ka siis. Selline grillpann. Liha juba mõnusasti säriseb. See on valmis pann, hästi hea. Kindlasti tasub osta, kui on võimalus. Nii et nüüd me vaikselt siin toimetame ja kas me teeme ühe kuuma joogi ka vahel? Jah. Nii, lõkkeplatsil on siis kuigi toimkond ära lõpetanud ühesõnaga. Kõhu täiteks liha siis sai valmis, juurikad, mais ja loomulikult tegime ka kohvi. Kohvi. Et ilm on küll ikka vastav selles suhtes, et pärast annab neid märgi asju kokku korjata, aga kõhud on tühjad ja ääretult hea elamus selles. Isegi selle lumesaju on nagu väga mõnus. Nii et alati tasub välja minna, ei tasu toas passida kogu aeg. Jaa, et ei ole nagu halba ilma, on halb riietus, nagu minu kehalise õpetaja kunagi ütles. Et muidugi lõkke peal sellise ilmaga toidud maitsevad tohutult palju paremini ka, kodus üldse võimalik on, nii et kindlasti tasub nagu minna. Elamus selles mõttes, mida sa saad ise ette võtta ja sul on pärast hea olla, õhtul on parem uni kindlasti nii. Ma arvan, täna õhtul me magame nagu notid on kõpsti. Korra näitan, mis ilm siin on ümber ringi veel. Auto on päris nagu lume all veits ja auto on lume all ja varjualuse varjualuse tegime siis niimoodi, panime ekspanserkummid. Üks ühele poole, teine teisele poole ja kuna me tegime lõkkepuid, siis lõime maa sisse ka väiksed vaiad, kuhu külge siis kinnitada.
ja ega siinkohal pole siis rohkem midagi juttu. hakkame sööma. Hakkame sööma. Tšau, Kapka!